Enamik meist mõistab üsna hästi peamisi sündmusi, mis on meie ajalooraamatutes kirjas, kuid on ka mõningaid ajaloolisi sündmusi, mis on palju varjatumad ja millele näib puuduvat loogiline seletus. Loodetakse, et aja jooksul ja täiendavate uuringutega saame nende juhtumite kohta rohkem teada ning lõpuks leitakse ka mõned vastused. Number 20. Pole kahtlustki, et Mark Crawford oli erakordne naine. Ta kasvas üles 1920. ajal, mil naistele ei antud samu õigusi nagu täna ning enamik abiellus ja hoolitses seejärel oma kodu ja abikaasa vajaduste eest. Aga Maud ei läinud vooluga kaasa. Ta lõpetas keskkooli oma klassi parimana ja sai advokaadiexamilt kõrgeima tulemuse, kuigi ta polnud kunagi õigusteadust õppinud. 1927 aastal sai temast esimene naissoost advokaat Camdenis, Texases ja hiljem ka esimene naissoost linnavolikogu liige. Ta oli mitme organisatsiooni president ja valiti 1954 aastal linna aastanaiseks. 3 aastat hiljem sai temast segadust tekitava mõistatuse keskpunkt, mida pole suudetud lahendada, hoolimata kõigi tema tuttavate pingutustest välja selgitada, mis temaga juhtus. On teada, et tol ajal üürisid tema ja tema abikaasa Clyde oma suures majas mõningaid tube 4 naissoost üürilisele ning 2. märtsil 1957 polnud ükski neist üürilistest kodus. Maud oli kodus üksi, mis juhtus harva, sest tema 4 üürilist olid kõik nädalavahetuseks koju läinud. Tema nõbu Marta teatas hiljem, et nad rääkisid Maudiga tol õhtul umbes kell 8:30 telefonis. Ta lisas, et tema ja ta abikaasa pidid tol õhtul Maudile külla minema, kuid pidid selle ära jätma, sest otsustasid hoopis sõbra juurde jääda ning jõuavad Maudi juurde alles järgmisel päeval. Kuigi Maar oli veidi pettunud, et Marta tol õhtul ei tune, polnud ta sugugi pahane plaanide muutumise pärast ning Marta sõnul oli tal nende vestluse lõppedes hea tuju. Kui Clyde pärast öist joomist ja filmi vaatamist koju jõudis, avastas ta, et Maudi polnud seal. Kõik tema asjad olid endiselt majas ja polnud mingeid märke, et oleks midagi halba juhtunud, kuid ta lihtsalt ei suutnud teda leida. Pärast seda, kui ta kaduluks kuulutati, teatas politsei, et nad ei usu, et ta lahkus vabatahtlikult, sest ta oli selleks nädalaks korraldanud umbes 30 naisele teeõhtu ja tal polnud mingit põhjust kaduda. Mõnda aega peeti Clyde'i kahtlusaluseks, kuna nende suhe polnud nii lähedane nagu tavalisel paaril. Kuna Maar oli aga pere peamine leivateenija, siis leiti, et tal polnud mingit motiivi talle halba teha ning ta vabastati kahtlustustest. Seejärel kahtlustati, et teo taga võis olla keegi organiseeritud kuritegevuse sündikaadist, kuid selle teooria toetuseks ei leitud kunagi ühtegi tõendit. Lõpuks otsustati, et Maudi kadumine oli tõepoolest kuriteo tulemus, kuid kedagi ei tuvastatud süüdlaseks ning tema juhtum jäi lahendamata. Kõik, kellel on tema juhtumi kohta uut teavet, peaksid võtma ühendust Camdeni politseiosakonnaga numbril 87 08 36 57 55. Maudi juhtumi number on MP5 0978. Number 19. Läbi sajandikte on arheoloogid avastanud hämmastavaid esemeid, millele näib puuduvat seletus. Mõned neist leitakse kõige ebatõenäolisemates kohtades, kuhu need justkui ei peaks kuuluma, samas kui teised on valmistatud inimeste poolt, kellest me pole kunagi varem kuulnud. Mõnede kohta öeldakse, et need sisaldavad needusi, teistel on kujutatud loomi ja esemeid, mida me pole suutnud tuvastada, mis on pannud mõned inimesed uskuma, et need on loodud teistest maailmadest pärit olendite või tsivilisatsioonide poolt, mis on ajas kaduma läinud. Siis on veel need artefaktid, mille kohta öeldakse, et need on kas kummitatud või kurja vaimu valduses. Naised teadetesse suhtutakse tavaliselt skeptiliselt, kuid paljud Manchesteri muuseumi Egiptuse tiiva külastajad jäävad kindlaks, et üks seal eksponeeritud artefaktidest omab omaenda tahet. Kõnealune ese on keskmise kuningriigi matusekuju, mis on muuseumis klaaskapis välja pandud. Alguses arvati, et see on lihtsalt üks 100 Vana-Egiptuse artefaktidest, mis aastate jooksul on avastatud. Aga ühel päeval muutus kõik. 2013 aasta veebruaris juhtis muuseumi kuraator Campbell Price ekskursioonigrupi läbi Egiptuse osakonna, kui ta märkas midagi kummalist, mis poleks tohtinud võimalik olla. Väike kuju, mida nimetatakse Naabse-Nooks, oleks muistsetel aegadel koos vaaraoga maetud, kuna usuti, et see toimib vaarao vaimu teise anumana juhuks, kui tema muumia hävitatakse. Tuleb märkida, et muumia ja kuju annetati muuseumile 1933 aastal ning sellest ajast alates on neid hoitud üksteisest eraldi.
Sel päeval oli Price üllatunud, kui märkas, et artefakt oli vales suunas ja tal polnud sellele seletust. Ta küsis muuseumi ülejäänud töötajatelt, kas keegi oli seda liigutanud, kuid keegi polnud. Peanegi oli vaid mõned inimesel selle konkreetse vitriini võtmed, kuid keegi poleks kuju tema käest küsimata liigutanud. Ta avas vitriini, pööras kuju tagasi algsesse asendisse ja lukustas vitriini uuesti. Järgmisel päeval oli kuju jälle teises suunas ja ülejärgmisel päeval oli see taas liikunud. Ta uskus, et sellele peab olema loogiline seletus, näiteks vibratsioonid, mida tema ja külastajad ei tundnud. Aga ükski teine ese samas vitriinis polnud üldse liikunud ja Price jäi nõutuks. Kuna kahtlustati, et keegi oli vitriinis sisse pääsenud, suunati sellele kaamera, mis tegi iga minuti tagant foto. Kui pilte vaadati, olid muuseumi töötajad hämmastunud, nähes, et ese pöördus iseenesest, samal ajal kui teised jäid täiesti paigale. Pakuti välja, et pöörlemise võis põhjustada erinev hõõrdumine, mis on kindlasti usutav seletus. Kuid Price jäi skeptiliseks. Ta teatas, et kuju oli juba mõnda aega samas vitriinis olnud ja seda polnud kunagi varem liigutatud, mis ei oleks nii, kui süüdi oleks selline hõõrdumine. Paljud eksperdid on selle teooria üle arutlenud, kuid keegi pole suutnud seletada, miks artefakt äkitselt niimoodi käituma hakkas, kui varem seisis see täiesti paigal. See on tänaseni kõigile vaatamiseks välja pandud, kui nad on piisavalt julged muidugi. 18. Tavalisel, kui keegi teatab, et on taevas näinud kummalisi tulesid ja usub, et nende allikaks on maaväline laev, suhtutakse sellesse teatava skepsisega. Kuid kuna Papua Uus-Guineas aset leidnud juhtumist teatas anglikaani preester, peavad paljud inimesed tema lugu tõepäraseks. 1959. aastal kirjutas Austraalia preester William Gill kirja oma sõbrale reverend David Turile ja selles kirjeldas ta midagi peaaegu uskumatult veidrat. Ta alustas kirja öeldes, et on üha enam veendunud, et maad külastavad maavälised olendid tänu viimastel aegadel selles piirkonnas tehtud usaldusväärsete teadete arvule. Ta lisas, et enamik neist teadetest tehti pärast vaatlusi Pojanes ning mitu neist lennumasinatest oli hõljunud Pudimäe kohal. Ta selgitas, et oli ka ise näinud mõnda neist tulukestest sama aasta 9. aprillil ning need ilmusid öö jooksul mitmes erinevas piirkonnas. Gill oli nende teadete suhtes skeptiline, kuid pärast seda, kui ta ise neid tulesid nägi, ei kahelnud ta enam, et Papua Uus-Guinea taevas toimub midagi kummalist. Kuid ta lisas, et vajab endiselt teaduslikke tõendeid, enne kui saab neid tulesid seostada maavälise tegevusega. Ta pakkus välja, et need võisid olla põhjustatud mingisugusest elektrilisest anomaaliast või et peaaegu 15 aastat varem Nagasakis ja Hiroshimas toimunud aatomiplahvatused olid kuidagi sellega seotud. Kuid ta tunnistas, et tema assistent oli kummalisi tulesid vaadates näinud taldrikukujulist lennumasinat. Kuid ta arvas, et tema mõistus tegi talle vingerpussi, kuna ta oli tõenäoliselt sellist pilti varem raamatus või ajakirjas näinud. Lisaks arvas ta, et kui need lennumasinad olid päris, siis olid need tõenäoliselt raadioteel juhitavad, sest ta ei suutnud uskuda, et need võitsid sisaldada midagi inimese suurust. Gilli tunded selles küsimuses olid selged, kuid järgmisel päeval muutis ta meelt. Teises kirjas Durrell kirjutas ta, et eelmisel õhtul lasi ta grupil inimestel neid taldrikuid umbes 4 tundi jälgida ning nüüd ei olnud tal enam mingit kahtlust, et neid juhtisid mitteinimlikud piloodid. Ta teatas järgmist. Sellel õhtul kell 18:45 nägid nad taevas eredat valgust, nagu ka paljud teised inimesed, kes kõik kogunesid, et näha, mis juhtuma hakkab. Siis lähenes taldrikukujuline alus 4 maandumisjalaga ja hakkas grupi kohal hõljuma. Sees nägid nad 4 kummalist omendit ringi liikumas. Iga 4 sekundi tagant paistis neile alusest sinine valgus ning järgmised 45 minutit püsis alus paigal. Lõpuks hakkas see liikuma ja kadus uskumatul kiirusel öötaevasse üles. Kui grupp arvas, et juhtum on läbi, laskus ootamatuid rühm väiksemaid aluseid ja 20 minutit hiljem tuli esimene alus tagasi. Kõik need alused jäid piirkonda järgmiseks 2,5 aastaks ning kadusid silmist alles siis, kui pilved hakkasid kogunema. Kõik need alused tulid järgmisel ööl koos pilootidega taas tagasi. Gill nägi, kuidas 2 olendit seadistasid taldriku tagaosas instrumente, samal ajal kui 3. lihtsalt vaatas rahva hulka, mis oli kogunenud. Gill oli lihtsalt vaatamisest tüdinenud, nii et ta otsustas olendile lehvitada ja tema üllatuseks lehvitas olend talle vastu.
Kui üks teine grupi liige levitas mõlema käega taldriku poole, siis olendid jäljendasid tema liigutusi. Taldrik liikus lõpuks veidi eemale ja peagi varjasid pilved selle taas vaateväljast. Järgmisel ööl ilmus 8 taldrikut ja ühel hetkel kuulis Skill tohutut plahvatust, kuid selle allikat ei tuvastatud kunagi. Neid juhtumeid pole kunagi seletatud, kuid paljud inimesed, kes neil öödel kohal olid, on kinnitanud Chilli kirjeldusi. Papua Uus-Guinea juhtum on mõistatus, mis ei pruugi kunagi lahendust leida. Number 17. Öeldakse, et kellakarika rahvas oli võtmerollis pronksiaja toomisel Suurbritanniasse ning nad võisid aidata Stonehenge ümberkujundamisel, kuid me teame sellest tsivilisatsioonist ja nende elust väga vähe. Tänu DNA analüüsile usutakse nüüd, et kellakarika rahvas saabus Suurbritanniasse ajavahemikus 2400 kuni 2600 Kristusel ning nende saabumine tähistas neoliitikumi lõppu. Veelgi enam, öeldakse, et nende DNA asendas peaaegu kogu Suurbritannia algsete elanike DNA, mis tähendab, et peaaegu ükski saare algsetest elanikest ei ole seotud tänapäeval seal elavate inimestega. See tehti kindlaks uuringu käigus, kus võrreldis Suurbritannias enne ja pärast nende salapäraste inimeste saabumist maetud inimeste DNA-d. Juhtivteadur professor Ian Barnes teatas, et pärast nende saabumist maetud inimeste jäänustest leitud DNA oli märkimisväärselt erinev algsete elanike omast, mis viitas suurele rahvastikuvahetusele. Kellakujulise karika rahvas sai selle hüüdnime tänu oma iseloomulikule keraamikastiilile. Umbes 4500 aastat tagasi hakkasid nad valmistama kellakujulist keraamikat, mida polnud varem nähtud ja mis ilmus esmakordselt tänapäeva Hispaanias ja Portugalis. See stiil muutus Euroopas kiiresti moekaks ja sajand hiljem nähti seda esmakordselt Suurbritannias. Kuigi sellele pole leitud kindlat seletust, on teadlased oletanud, et kellakujulise keraamika rahvas oli massilise rändeprotsessis ning nad tõid selle keraamikastiili endaga kaasa kõikjale, kuhu nad läksid. Mõnesaja aasta jooksul saabus Suurbritanniasse veelgi rohkem kellakujulise keraamika rahvast ning üsna pea olid nad peaaegu täielikult välja vahetanud piirkonna algsete elanike DNA. Meil on isegi üsna hea ettekujutus sellest, millised nad välja nägid. Tänu analüüsitud DNA-le usuvad teadlased, et neil oli hele nahk, heledad juuksed ja heledat värvi silmad. Nende saabumise ajal olid Briti põliselanikel tavaliselt pruunid silmad, pruunid juuksed ja oliivikarva nahk, mis tänapäeval enam kindlasti nii ei ole. See näib toetavat teooriat, et algsed elanikud asendati järk-järgult, kuna kellakarika rahvas sai lapsi põliselanikega, kes lõpuks kadusid tundmatusse. Mis puudutab kellakarika rahva päritolu, siis algselt arvati, et nad pärinesid Libeeriast, kuid eksperdid ei ole selles 100% kindlad. Samuti on välja pakutud, et nad segunesid Euroopas skuttide ja korilastega enne Suurbritanniasse reisimist, mis tähendab, et nende DNA oli juba enne saabumist muutunud. Ei ole tavaline, et ühe rühma DNA täielikult domineerib ja lõpuks teise varjutab, kuid mõned teadlased usuvad, et sellele on olemas seletus. Nad arvavad, et võis puhkeda epideemia ja sellele järgnes tragöödia. On väga tõenäoline, et kellakujulise karikarahvas oli haiguse mõjude suhtes immuunne, kuid algsed britid mitte. Seega jätkasid kellakujulise karikarahva tuitsengut, samal ajal kui britid katkule alla vandusid, mille tulemusena nende DNA hulk aastate jooksul vähenes. On isegi väidetud, et nad hakkasid kasutama Stonehenge'i ja paljusid teisi Suurbritannias ehitatud neoliitikumi paiku, ning neil võis olla roll kuulsa monumendi ümberkujundamisel, kuigi seda pole tõestatud. Nad tutvustasid Suurbritannia põliselanikele metallitööd, vibulaskmist ja oma iseloomulikku keraamikastiili. Kui mõni neist väidetest peaks kunagi lõplikult tõeks osutuma, võiks see muuta ajalooõpikuid nii, nagu me neid praegu tunneme. Aga praegu on meil veel palju õppida nende iidsete kellakarikarahvaste kohta. Number 16. 2008. aastal õppis 23-aastane Christine Walters botaanikat ja etnobotaanikat Wisconsini ülikoolis. Ta hoidis end vormis jooga ja pilatese abil ning hakkas isegi neid tunde andma, et lisaraha teenida. Kevad vaheajal ülikoolist eemal olles otsustas ta oma puhkust pikendada, et minna reisile Portlandi Oregoni osariiki. On teada, et ta lahkus Deerfieldist Wisconsinis ja jõudis Eurekasse Californiasse, kuna veetis seal mõnda aega koos mõne oma sõbraga. Nende sõprade sõnul hakkas ta seal olles huvi tundma vaimsuse, alternatiivsete eluviiside ja keskkonnaseisundi vastu. Ta lubas oma perele, et hoiab nendega seal olles ühendust ja mõnda aega pidas ta oma sõna.
Aja möödudes võttis ta nendega üha harvem ühendust. Kui ta koju helistas, siis enamasti selleks, et raha küsida, sest ta polnud töötanud ja tal sai pidevalt raha otsa. Arcata linnailani helistas selle aasta 12. novembril politseisse, et teatada, et Christine oli nende ukse taha ilmunud. Kui nad ukse avasid, olid nad šokeeritud nähes, et ta oli alasti, kriimustustega kaetud ja segaduses. Politsei viis ta majast ära ja toimetas St. Josephi haiglasse, kus personal märkas, et ta tundus millegi ees hirmul olevat. Kui temalt küsiti, mis teda nii väga hirmutas, ütles ta, et keegi tuleb talle järele, kuid ta ei osanud öelda, kes või mis pani teda seda uskuma. Ta ei suutnud ka selgelt meenutada sündmusi, mis viisid selleni, et ta maja juurest leiti, kuid ta kordas pidevalt, et tema jälitajad leiavad ta üles ükskõik kuhu ta ka ei läheks. Kui haigla personal pidas Christine piisavalt terveks, et ta välja kirjutada, viidi ta motelli. Ta ütles, et teeb motellis olles plaane koju lennata ja pärast seda, kui ta oma perega ühendust võttis, kandsid nad tema pangakontole $1000 lennupileti ja muude kulude jaoks. On teada, et ta külastas mingil hetkel Eureka Skopje-keskust, kuna tema ema oli sinna lennuks vajalikke dokumente saatnud. Turvakaamera salvestisel oli näha, kuidas ta tundus närviline, hoides pabereid tugevalt vastu rinda, enne kui poest välja kõndis. Tema kontole kantud raha ei kasutatud kunagi ning kui perekond polnud temast 17. novembriks midagi kuulnud, võtsid nad ühendust politseiga ja esitasid kadumisavalduse. Otsingute käigus leiti tema seljakott Arcata Green Evolutioni keskuses. Seest leidsid uurijad tema isikutunnistuse ja raha, mille ta väitis olevat kaotanud ning arvatakse, et ta jättis seljakotti sinna enne haiglasse viimist, kuna ta tegi seda alati, kui kavatses minna matkama Arcata kogukonna metsa. Uurimine näitas, et Christine oli osalenud ebaseaduslikul tseremoonial enne, kui ta segadusse sattus. Arvatakse, et ta tarvitas ebaseaduslikku ainet koos kontrollitava ainega ning hakkas seejärel hallutsinatsioone kogema. Need ained põhjustavad teadaolevalt segadust, paranoiat ja maaniat, eriti inimestel, kellel on vaimse tervise probleeme. Christina pole kunagi leitud ja tema perekond on vastuste pärast meeleheitel. Kõiki, kellel on teavet, mis võiks aidata tema asukoha kindlaks tegemisel, palutakse võtta ühendust Humboldti maakonna šerifi bürooga numbril 707 445 7251. Christina nime juhtuminumbrina on MP 5477. Number 15. Nelly teist ja 15 sajandil oli aadliperekond Corte-Real, kes pärines Hispaaniast, tuntud oma armastuse poolest maailma ookeanide uurimise vastu. Perekonna 2 poega, Gaspar ja Miguel, pärisid selle armastuse oma isalt, Joao Vaz Corte-Realilt. Gasparit peeti neist 2 tõeliseks seiklejahingeks, kuna ta kasvas üles kaugete maade lugusid kuulates ning õppis kiiresti kaarte lugema. Tema seiklus Janu kasvatasid veeldi teiste maade avastajate poolt aastaks 1500 tehtud avastused, mille hulka kuulusid uued kaubateed, uued mandrid, territooriumid ja rahvad, keda nad polnud kunagi varem näinud. Täiskasvanuna valis Portugali kuningas Manuel I Gaspari teiste maade avastajatega liituma, et avastada uusi piirkondi. Ja oma esimesel reisil võis ta jõuda Gröönimaale, kuigi see teooria on endiselt vaieldav. Ta väitis, et enne kui tema ja ta mehed jõudsid maale astuda, sundis halb ilm meid tagasi pöörduma, kuid tal oli kindel kavatsus naasta koos suurema meeskonnaga. Kui ta oli 1501 aastal kogunud suure rühma maadeavastajaid, asus ta taas teele, seekord 3 laevaga. Kui nad piirkonda jõudsid, osutus liikumine jääolude tõttu raskeks. Laevad ei olnud ehitatud jäämurdmiseks, nii et Gaspar otsustas kurssi muuta ja arvatakse, et rühm randus Newfoundlandi või võib-olla Labradori rannikul. Ekspeditsioon oli olnud edukas ja Gaspar viis umbes 60 selles piirkonnas elanud inimest endaga tagasi Portugali. Aga midagi meile teadmata juhtus teel, sest teised 2 laeva jõudsid turvaliselt kohale, kuid Gaspari laeva ei leitud kusagilt. Miguel ei suutnud leppida sellega, et tema vend oli lihtsalt kadunud. Ja kuna talle meeldis samuti seiklus ning tal oli lubatud osa avastatud maast, otsustas ta asuda Gasparit otsima. 1502 aastal kogus ta uue meeskonna ja asus 3 laevaga Lissabonis teele. Ta suundus tagasi piirkonda, kus tema venda viimati nähti, mis tähendas, et tema ja ta mehed pidid läbima samu jäiseid vesi, millega Gaspar ja tema meeskonnad olid kokku puutunud. See ei osutunud suureks probleemiks, sest nad jõudsid piirkonda vähese vaevaga. Kuid siis tegi Miguel saatusliku vea. Ta otsustas, et nad peavad kiiremini rohkem maad katma ja käskis 3 laeval lahku minna.
Nad leppisid kokku, et kohtuvad selle aasta augusti keskpaigas kindlas kohas ja 2 laeva jõudsidki kohale, kuid Migueli laev oli kadunud, täpselt nagu tema vendade omadki. On spekuleeritud, et tema laev sai kas jää tõttu parandamatult kahjustada või uppus stormi ajal. Corte Reali perekond ei andnud siiski alla. Aastal 1503 saatis nende vend Vasco Anés 2 laeva samasse piirkonda vendi otsima, kuna tal ei lubatud arusaadavatel põhjustel ekspeditsiooniga kaasa minna. Ja mõned ajaloolased on spekuleerinud, et kas üks või mõlemad vennad otsustasid mitte Portugali tagasi pöörduda ning elasid pika elu mõnes neist piirkondadest. Aga seda pole muidugi kunagi tõestatud ja ajaloolased saavad vaid spekuleerida, mis juhtus Corte Reali vendadega nii palju sajandeid tagasi. Number 19th. 21-aastase Huan Songi, keda tema sõbrad ja pere kutsusid Cindyks, kadumine jätkab võimude frustreerimist, kuna nad pole suutnud välja selgitada, mis temaga aastal 2001 juhtus. Sel ajal oli Cindy Penn State'i ülikooli tudeng. Ta oli lõpukursuse tudeng ja õppis integreeritud kunste, kui ta äkitselt kadus ning teda ei nähtud ega kuuldud enam kunagi. Ta töötas 2 töökohal ja valmistus järgmisel kevadel toimuvaks lõpetamiseks. Aga tal ei olnud kunagi võimalust neid plaane ellu viia seletamatu sündmuse tõttu, mis juhtus ühel ööl. Selle aasta 31. oktoobril otsustas ta koos mõne sõbraga välja minna, et tähistada Halloweeni. Tal oli seljas jänese kostüüm, mis koosnes mustast seelikust, valgest pluusist ja jänesekõrvadest, mida ta kandis peas. Creegi sõnul veetis seltskond toredalt aega ja vahetult enne kella 4 hommikul otsustasid nad õhtu lõpetada. Tema ja üks sõber sõitsid tema kortermajja ning ta viidi sinna mõned minutid enne kella 4 hommikul. Tema sõber ootas, kuni ta majja sisenes enne kui ära sõitis ja mis edasi juhtus, on siiani teadmata. Pärast seda, kui Cindy oli kadunuks kuulutatud, läksid uurijad tema korterisse asja uurima ning nad olid kõik üllatunud sellest, mida nad seal leidsid. On selge, et ta jõudis korterisse, sest tema seljakott oli jäetud värisukse juurde. Ta oli jätnud oma mobiiltelefoni tavapärasesse kohta ja oli isegi eemandanud kunstripsmed, mida ta peol kandis. Seetõttu arvatakse, et ta hakkas end magama sättima, kui midagi juhtus, mis viis tema kadumiseni. Otsingute jätkudes sai selgeks, et tema käekott, isikutunnistus, krediitkaardid ja jänese kostüüm, mida ta kandis, olid kõik kadunud. Korter leiti korras olevad ja sunniviisilise sisenemise märke ei avastatud. Tema naabreid küsitleti, kuid nad väitsid, et ei kuulnud sel hommikul mingeid kummalisi helisid ega näinud majas kedagi kahtlast. Keegi ei unetanud kunagi, et ta otsustas omal vabal tahtel kaduda, sest ta oli väga usaldusväärne inimene ega oleks kunagi lahkunud ülikoolist ilma oma perekonda teavitamata. Tal läks Creegis ainetes hästi ja seetõttu polnud mingit põhjust, miks ta oleks pidanud kaduma. Mitmeid kordi paluti kõigil, kellel on tema juhtumi kohta teavet, endast märku anda, kuid ükski tunnistaja ei tulnud kunagi välja. Siis võttis keegi politseiga ühendust ja teatas, et oli näinud tema kirjeldusele vastavat naist, keda sunniti Philadelphias Chinatownis autosse. See vihe ei viinud kuhugi ja kunagi ei kinnitatud, kas röövitud naine oli Cindy. 2003. aastal teatas mees nimega Paul Weakley, et Cindy röövis Hugo Selinski, tol ajal Pennsylvanias tuntud kurjategija, koos Michael Karkowskiga. Zelenski maja Luzerni maakonnas otsiti läbi ning uurijad leidsid tõendeid seal toime pandud jõhkrate kuritegude kohta, kuid midagi, mis seoks neid Cindy juhtumiga, ei leitud. Kas tema kadumises mängis rolli kuritegu, pole siiani teada ning Cindy saatus on endiselt mõistatus. Tema juhtuminumber on MP3 1088 ning kõigil, kellel on lisateavet tema kadumise kohta, palutakse võtta ühendust valla politseiga numbril 814 237 1172, viidates juhtuminumbrile 3701 3701 3711. Number 13. Sethi materjal on raamat, mille autoriteks on Jane Roberts ja tema abikaasa Robert Butts, kuid see erineb kõigist teistest kunagi avaldatud raamatutest, sest nad väidavad, et see sisaldab nende suhtlust olendiga nimega Seth. See lugu algab 1963. Teine aastal, kui Jane ja Robert said idee teha uurimistööd raamatu jaoks, mida Robert kirjutas ekstrasensoorsest tajust. Nad ostsid Ouija laua ja hakkasid katsetama, et näha, kas kuulujutud nende laudade kohta vastavad tõele. Nad ei aimanudki, et nende elu oli kohe muutumas igaveseks. Selle aasta 3. detsembril hakkasid nad suhtlema meessoost olendiga, kes väitis, et tema nimi on Seth.
Nad hakkasid neid vestlusi üles kirjutama, kuid lõpuks hakkas Jane saama sõnumeid ka ilma vaimude lauata, justkui need oleksid talle otse pähe edastatud. See tähendas, et lauda polnud enam vaja, sest Jane sai lihtsalt sõnumid Robertile edasi anda, kes need siis üles kirjutas. Seth selgitas, et ta on puhta energia olend ja tal pole enam mingit huvi füüsilise maailma vastu. Ta lisas, et oli lõpetanud kõik oma reinkarnatsioonid maal ja elab nüüd alternatiivsel eksistentsi tasandil. Ja lisaks oli teave, mida ta paarile edastas, varem antud paljudele teistele inimestele. Kuid iga uue põlvkonnaga kordasid tema ja teised olendid oma sõnumeid uuesti. Seth tundus olevat tuttav kaasaegse kõnepruugiga ja Jane väitis, et paljudel juhtudel, kui ta oli Sethiga rääkimise lõpetanud, ei mäletanud ta seda ega ka veini joomist vestluse ajal. Kuigi Sethilt saadi palju sõnumeid, oli tema peamine eesmärk õpetada Jane'ile ja kogu maailmale, et nad suudavad luua omaenda reaalsust üksnes oma mõtete ja uskumuste kaudu. Ta selgitas ka, et reinkarnatsioon on väga reaalne ja et see on üks eksistentsi põhialuseid. Mis puudutab seda, kuidas iga inimene oma reaalsust loob, siis ta selgitas, kuidas see toimib. Iga inimese sisemine ego vastutab tema füüsilise vormi ja teda ümbritseva vahetu füüsilise keskkonna loomise eest. Kogemused, mida nad läbi elavad, määratakse nende ootuste, uskumuste ja hoiakute järgi ning need loob väline ego. Lühidalt öeldes selgitas Seth, et iga inimene kogeb seda elu, millele ta keskendub ja seda saab muuta alles siis, kui ta otsustab oma ootusi ja uskumusi muuta. Jane selgitas seda edasi, öeldes, et meie füüsiline keskkond on loodud meie mõtete poolt. Need mõtted täidetakse energiaga, mis pärineb masside mõtetest ning sündmused, mida me kogeme kas grupina või üksikisikutena, luuakse samal viisil, mõtte ja energia kaudu. Lisaks väitis Seth, et tegelikkusel pole algust ega lõppu ning lubas, et kõik, kes teda järgivad, kogevad muutunud teadvust ja seiklusi, millest nad poleks kunagi osanud unistadagi. Need seansid jätkusid veel 21 aastat, kuni Jane lahkus siit ilmast 1984 aastal. Kuigi paljud inimesed usuvad, et Seth polnud kunagi päriselt olemas, on paljud teised leidnud Jane'i kirjutistest tarkust, kuna nad tundsid, et tema raamatud muutsid nende maailmavaadet paremaks. Number 12. Massilised kadumised on hirmutav, kuid samas paeluv teemo. Selliseid kadumisi on kogu ajaloo vältel üle maailma aset leidnud palju, kuid Rootsis on selline sündmus juhtunud vaid üks kord. Juhtum puudutab 3 meest. Geir Karlsson, Jens Dalsha ja Kjell Johansson, kes kõik tundsid üksteist, kuna töötasid samas laevatehases Göteborgis. 29. juulil 1965 tegid nad aga midagi, mida pole kunagi suudetud seletada ning see jääb üheks Rootsi kõige mõistatuslikumaks saladuseks. Pärast oma vahetuse lõppu sel pärastlõunal otsustasid 3 meest võtta Dalsha venna auto, Volvo, ning neid nähti autos seistumas ja minema sõitmas. Siit läheb juhtum üsna keeruliseks, kuna arvatakse, et see on seotud teise sama päeva juhtumiga, kuigi selle kohta pole kunagi tõendeid leitud. Samal pärastlõunal oli 18-aastane mees nimega Hjumner Lundvist teel Lysakili Göteborgi kaudu, kuid tal ei olnud autot. Selle asemel otsustas ta hääletada ning ühel hetkel sai tema perekond temal postkaardi, millel oli lihtsalt kirjas: kõik on hästi, ärge muretsege. 3 meest Volvos ei jõudnud koju tagasi ega ilmunud ka ühelegi oma järgmistest vahetustest. Nende sõbrad ja perekond teatasid nende kadumisest eraldi, seega pole teada, kas nad olid kadumise hetkel koos, kuigi see tundub väga tõenäoline ning võimud usuvad, et see oligi nii. Mis puudutab Lundvisti, siis teda ei nähtud enam kunagi ning kuna tema kadumisest teatati alles hiljem, pole teada, kas need 2 juhtumit on omavahel seotud. On oletatud, et 3 laevatehase töötajad sõitsid Volvoga ringi, kui nad kohtasid Lundvisti ja otsustasid talle küüti pakkuda. Ühelgi neist 3 polnud juhiluba, seega on võimalik, et nad sattusid õnnetusse ja võisid sattuda järve või mõnda teise veekogusse. Arvatakse, et neil oli mitmel põhjusel kindel plaan sel päeval koju tagasi pöörduda. Kõik 3 meest jätsid maha kõik oma isiklikud asjad, sealhulgas raha ja isikut tõendavad dokumendid. Üks 3 mehest oli just saanud koos oma naisega lapse ja tema perekonnasõnul ei oleks ta kunagi vabatahtlikult oma peret hüljanud. Teine välja pakutud teooria on, et kadumised on kuidagi seotud kuriteoga, mis pandi samal päeval linnas toime. 2 meest üritasid panka röövida, kuid pangatöötajad ründasid neid ja hakkasid nende pihta kive loopima, kui nad põgenesid.
röövlid võtsid lõpuks oma pealmised riided seljast, paljastades, et neil oli all sukeldumisvarustus ning kahtlemata olid nad kavatsenud põgeneda vee all. Aga üks meestest vigastas end, kui tema tulirelv kogemata lahti läks ning ta ei suutnud põgeneda. Tema ja tema kaasosaline arreteeriti lõpuks, samuti kolmas mees. Ja kuigi paljud inimesed usuvad, et sellel on mingi seos massiivise kadumisega, pole kunagi leitud tõendeid, mis neid kahte juhtumit omavahel seoksid. Aastate jooksul on saadud teateid, et Lundqvistit nähti isegi nii kaugel kui Singapuris, kuid ükski neist teadetest pole kunagi kinnitust leidnud ning ta on endiselt kadunud koos 3 sõbraga laevatehasest. Kummalisel kombel leiti mõni päev pärast tema kadunuks kuulutamist tema korterist mees, kes kandis üht Carlsoni kampsunit. Ja ta väitis, et Carlson on elus ja terve ning teda võib leida pubide piirkonnast. Aga see vihje ei viinud kuhugi ja võõrast ei tuvastatud kunagi, mistõttu jäi juhtum lahendamata. Number 11. Kui küsida juhuslikult inimeselt tänaval, kes tema arvates avastas Ameerika, siis 99% inimestest nimetaksid Christopher Columbust. Nii õpetati meile koolis ja ajalooõpikutes, kuid mõnede allikate järgi oli tegelikult just üks waleslane see, kes esimesena mandrile jõudis. Aastal 1170 oli Owain Gwynedd Walesis asuva tseremoniaalse krahvkonna Gwynedd vanitseja ning teda peetakse siiani üheks parimaks ja tähtsaimaks kuningaks, keda see maa on näinud. Mitmel korral sattusid Owain ja Inglismaa kuningas Henry II omavahelisse võitlusse Walesi iseseisvuse ja laienemise pärast, kuna Henry keskendus Walesi Inglismaale tagasivõitmisele. Lõpuks sai Henry Waleses Owaini ja tema liitlaste käest lüüa, keda tol päeval aitas ka halb ilm. 1170 aastal suri Owain ja peaaegu kohe puhkes tema 13 lapse vahel sisetüli, selle üle, kes neist trooni pärib. 2 tema poega, Maddock ja Ririd, otsustasid, et ei taha vaidlusega ega ülejäänud perega mingit pistmist teha. Nad läksid Landeilos laevale ja legendi järgi hakkasid nad läände purjetama ilma kindla sihtkohata, otsustades vaadata, kuhu nad välja jõuavad. Nad purjetasid üle Atlandi ookeani ja jõudsid lõpuks Ameerika mandrile. Nad otsustasid, et peavad sellest avastusest oma rahvale teada andma ja nii purjetas Maddock tagasi koju, et tuua rohkem mehi. Kui ta sinna jõudis, jutustas ta kohalikele oma rännakutest ja uuest maailmast, mille tema ja ta vend olid avastanud. Tema lugudest vaimustununa liitusid paljud mehed teise reisiga ning 1117 aastal asuti Lundisaarelt taas teele. Räägitakse, et grupp jõudis tagasi Ameerikasse ja nad randusid Alabama osariigis Mobiili lahes, kus nad liikusid edasi mööda Alabama jõge ülesvoolu ning rajasid teekonnal kivist kindluseid. Ameerika põlisrahvad räägivad sellest siiani ja on kinnitanud, et need kindlused ehitasid valgenahalised mehed, kuigi kunagi pole tõestatud, et tegemist oli Maddocki ja tema meremeestega. Ajaloolased on aga kinnitanud, et need rajatised meenutavad hämmastavalt Dolwith Allani lossi, mis asub Walesis Conwy maakonnas. Need samad rajatised on dateeritud aega enne Christopher Columbuse saabumist mandrile ning seetõttu usuvad paljud inimesed, et just Maddock oli selle tõeline avastaja. Ei Maddocit, Riridit ega ühtki nende meest pole enam kunagi nähtud ning on spekuleeritud, et nad otsustasid Ameerikasse jääda või hakkasid elama mõne põliselanike hõimu liikmetena. Number 10. Guatemala kivipea on artefakt, mis dokumenteeriti 1950. aastatel ning sellest ajast alates on eksperdid püüdnud välja selgitada, kes selle lõi, kuidas see sattus avastamiskohta ja keda see pidi kujutama. Pikka aega jäi piirkond, kust pea leiti, teadmata, sest oli teada vaid, et see asub kusagil Guatemala džunglis. See kestis kuni 1987 aastani, mil maaomanik, kelle maalt pea avastati, püüdis selle kohta rohkem teada saada. Ta saatis selle kummalise eseme foto opos kirjeldusega Dr. Oscar Rafael Larale, kes oli mitte ainult jurist, vaid ka notar ning filosoofia doktor. Omanik väitis, et foto oli tehtud 1950. aastatel. Avastuse uudis jõudis seejärel maateuurija David Hatcher Childressini, kui ta luges uudiskirja Ancient Skies eksemplari. Ta otsustas, et tahab seda leidu ise uurida ning võttis ühendust doktor Laraga. Lara väitis, et tal õnnestus maaomanik üles leida ja nimetas ta piooneri perekonna liikmeks. Ta lisas, et kivipea asus umbes 6 miili kaugusel La Democracia külast ning Childress hakkas kohe plaane tegema, et sinna piirkonda reisida.
Kuid tema rõõm jäi üürikeseks, sest peagi sai ta doktor Laralt uudise, et kui ta lõpuks kohale jõudis, et kivi uurida, öeldi talle, et kogu paik oli hävitatud. Ja mitte ainult, vaid revolutsionäärid olid pea juba üle 10 aasta tagasi hävitanud, kuna otsustasid seda sihtmärgina kasutada. Kuju suu, silmad ja nina olid hävitatud, kuid Lara suutis siiski mõned mõõtmised teha. Ta edastas Childressile, et kuju oli 16 jalga kõrge ja et pea küljes oli ka kael. Varsti pärast oma ekspeditsiooni puhkes piirkonnas võitlus ja Lara ei saanud enam tagasi minna. Seetõttu on kivipea saladused tänaseni vastuseta jäänud. Mitu tegurit selle kuju juures on jätnud eksperdid nõutuks ja tõenäoliselt ei leia nad kunagi vastuseid, mida nad otsivad. Esiteks tundub, et inimesed, kes selle kivi lõid, omasid selliste loomingute kohta erakordseid teadmisi, kuigi meil pole aimugi, kes nad olid, sest pole ühtegi ajaloolist allikat, mis aitaks neid tuvastada. Teiseks ei ole kuju näojooned loogilised, sest doktor Larale saadetud fotod näitasid, et sellel olid valgenahalistele omased näojooned, mis poleks saanud võimalikud olla, kuna ükski valgenahaline maadeavastaja polnud sellel ajal, kui pea välja raiuti, sinna piirkonda jõudnud. Pealegi ei olnud tol ajal selles piirkonnas elanud inimestel selliseid näojooni, mis on pannud mõned inimesed uskuma, et selle loomisel olid mängus mingid muud jõud. Ajaloolased on välistanud igasuguse tulnukate mõju, nagu mõned madalama taseme väljaanded ja telesaated on väitnud. Ja nad jätkavad usutavate vastuste otsimist, kuid aastakümnete jooksul pole selles osas edusamme tehtud. 9. Sõjaväelased on aastakümneid teatanud kummalistest tulukestest taevas ning lahendamata juhtum 2 piloodi Felix Moncla ja Robert Wilsoni kadumisest pole erand. Juhtum leidis aset 23. novembri 1953 aasta ööl. Kriigikirjanduste järgi oli see tormine öö ning USA õhukaitsejuhatuse liikmed, kes olid paigutatud Kanada piirilähedane, muutusid kahtlustavaks, kui märkasid oma radariseadmetel lähenemas lennukit. Alguses arvati, et tegemist võib olla Kanada lennukiga, kuid igaks juhuks saadeti uurimiseks lähedal asuvast Kinrossi õhuväebaasist õhku F-89C Scorpion hävitaja. Lennukis olid esimene leitnant Felix Moncla, kes juhtis lennukit, ja teine leitnant Robert Wilson, kes vastutas objekti jälgimise eest radari abil. Järgmiste kuude jooksul muutusid sündmused õhus väga kummaliseks ja ufoloogide sõnul sai sellest üks kõige veidramatest sõjaväelise ufovaatlustest, mis kunagi on registreeritud. Arvati, et objekti oleks suhteliselt lihtne leida, kuid see polnud nii. Kui hävitaja oli õhku tõusnud, oli Wilsonil raske objekti radaril jälgida, kuna see muutis pidevalt oma suunda. See edastati maapealsele meeskonnale, kes hakkas siis Monclat juhendama. Ta kiirendas kuni 500 miili tundis ja hakkas lõpuks tundmatule objektile järele jõudma, kuid selleks ajaks oli juba pool tundi möödunud. Maapealne meeskond oli teise objekti manööverdusvõimest üllatunud ja nad jälgisid ärevalt, kuidas hävitaja hakkas sihtmärgile lähenema. Nad andsid Monclale käsu laskuda 25 000 jalalt 7000 jalani. Ja umbes 70 miili kaugusel Keweenaw Pointi rannikust jõudsid nad lõpuks tundmatu objektini. Radarik jälginud sõjaväelased ütlesid, et 2 täppi nende ekraanil hakkasid teineteisele lähenema, kuid siis juhtus mõeldamatu. Moncla ja Wilsoni signaal radari ekraanil kadus äkitselt, tekitades kriigis osalejates suurt muret. Vaid mõni sekund hiljem muutis teine alus äkitselt suunda, enne kui ka selle täpp seletamatult kadus. Teised alused saadeti kohe piirkonda, et uurida, mis juhtus, kuid 2 mehest ei leitud ühtegi jälge. Otsinguid viisid läbi USA õhujõud, rannavalve ja Kanada õhujõud, kuid tulemusteta. Oma raportis meediale selgitas sõjavägi, et nende radaril paistsid 2 signaali ühel hetkel kokku sulanduvat, pärast mida nende hävitaja kadus järsku nagu õhku haihtudes. Kuid nad muutsid seda väidet peagi ning väitsid, et radaroperaator oli nähtud valesti tõlgendanud ning et Moncla ja Wilson olid edukalt objekti kinni pidanud, milleks oli Kanada õhujõudude C-047 lennuk. Nad väitsid veel, et lennuk oli lennanud umbes 30 miili oma kavandatud kursist kõrvale ja sattunud keelatud õhuruumi. Kui neil küsiti Wilsoni ja Moncla kohta, spekuleerisid nad, et piloot oli ootamatult kogenud peapööritust, mis põhjustas lennuki kukkumise Ülemjärve, kui 2 meest olid pärast oma missiooni edukat lõpetamist baasi tagasi pöördumas.
Kanada sõjavägi teatas, et see oli väljamõeldis, kuna nad ei olnud sel ööl ühtegi lendu välja saatnud. Ja lisaks öeldi kõigepealt Moncla naisele, et ta oli järve kukkunud ning seejärel, et tema lennuk oli õhus plahvatanud. Creek viited sellele konkreetsele missioonile eemaldati sõjaväe dokumentidest ja juhtumit ei selgitatud kunagi täielikult. Paljud inimesed usuvad, et tegemist oli kohtumisega maavälise alusega, kuid kas see ka tegelikult nii oli, jääb tõenäoliselt avalikkusele teadmata, kuna selle missiooni kohta pole isegi ühtegi dokumenti olemas. Number 8. Me kõik teame seda kuulsat filosoofilist küsimust. Kui puu kukub metsas ja kedagi pole läheduses, kas see teeb siis häält? See on huvitav mõttekäik, millel ei pruugi kunagi olla lõplikku vastust. Täpselt nagu üks salapärane juhtum langenud puudega, mis toimus Washingtonis 2018. aastal. See sündmus leidis aset Quinauli järve lähedal, mis asub Washingtoni osariigis Olympicu poolsaarel, täpsemalt Quinauli orus Olympicu rahvuspargis. See piirkond on tavaliselt päevamatkajatele ligipääsetav, kuid järve põhjakaldal on enamasti eravaldused. See piirkond on tuntud ka selle poolest, et seal kasvab 3 hiiglaslikku okaspuud, mis on nimetatud oma liigi suurimateks teadaolevateks sisenditeks. Mõned neist puudest on üle 1000 aasta vanad ja kõrguvad taevasse nagu pilvelõhkujad. Selle piirkonna puud on tuntud oma tugevuse ja vastupidavuse poolest, mis muudab 27. jaanuaril 2018 juhtunu veelgi mõistatuslikumaks. Selle hommikutundidel suutis mingi jõud välja juurida koguni 110 neist puudest ning sellele pole siiani leitud seletust. Esimene oletus oli, et tugev tuul pidi sellest piirkonnast üle käima ja puud lihtsalt ei suutnud sellele vastu pidada. Kuid ühendus võeti lähedal asuvate ilmajaamadega ning kinnitati, et sel ajal ei olnud piirkonnas selliseid tuuli registreeritud. Ka radarid ei näidanud selliste tuulte märke ning kõige olulisem sündmus, mis registreeriti, oli kõrge ja madal rõhkkonna kohtumine. Mõned eksperdid arvasid, et puud langesid sündmuse tõttu, mida tuntakse mikropurskena. Kui toimub mikropurse, tekib allapoole suunatud tuul, mis sööstab maapinnale, kuid on ebatõenäoline, et selle jõud oleks olnud piisav puude ümberkukkumiseks, arvestades nende vanust ja sügavalt juurdunud juuri. Kui puud oleksid tõepoolest tuule tõttu ümber kukkunud, oleks tuule kiirus pidanud ulatuma kuni 80 miili tunnis, et põhjustada leitud hävingut, kuid selliseid kiirusi sel hommikul ei registreeritud. Asjatundjad olid hämmastunud, kui avastasid, et langenud puud avaldasid maapinnale nii suurt mõju, et see registreeriti isegi väikese maavärinana Richteri skaalal. Kui langenud puud leiti, olid nende tüved killustunud ning nende kõrguse ja kaalu tõttu põhjustasid need mõningaid kahjustusi. Elektriliinid olid maha kukkunud ja North Shore'i tee muutus täiesti läbimatuks, kuna see oli puud ja massiga blokeeritud. Mõned inimesed on võrrelnud seda mõistatust teisega, kuulsa Tunguska sündmusega, mis lahendati hiljem, kui selgus, et selle põhjustas tohutu meteoori õhuplahvatus. Kuid sulmuse ajal tehti kiiresti kindlaks, et plahvatus oli põhjuseks erinevalt Olympicu rahvuspargis langenud puudest, millele pole siiani mõistlikku seletust leitud. On teada, et puud langesid täpselt sel hommikul kell 1:26, sest just sel hetkel registreeriti seismiline aktiivsus. Aga see ei viinud eksperte saladuse lahendamisele lähemale. Siiski on nad lubanud uurimist jätkata lootuses, et ühel päeval selgub selle põhjus. Number 7. See on alati häiriv, kui leitakse tõendeid selle kohta, et keegi, keda peeti surnuks, on tegelikult kusagil elus, ilma et tema sõbrad ja perekond sellest teaksid. Kuigi pole kunagi lõplikult tõestatud, et Herschel Greenspan jäi teisest maailmasõjast ellu, näib üks foto viitavat, et see oli tõesti nii. Greenspan, kes oli pärit Hannoverist Saksamaalt, ei saanud kunagi ametlikult Saksamaa kodanikuks tänu 1913 aasta Saksamaa kodakondsusseadusele, mis sätestas, et Saksamaal sündinud laps saab kodakondsuse ainult siis, kui mõlemad tema vanemad olid seal sündinud. Selle asemel sai temast koos ülejäänud perega Poola kodanik pärast esimese maailmasõja lõppu. Elades Hannoveris teatati, et kõik Poola juudid Saksamaal arreteeritakse ning Greenspani perekond oli nende 12 000 inimese seas, kes võeti vahi alla. Kõik nende varad ja maa võeti ära ning nad sunniti rongiga Poolasse tagasi pöörduma. Kui nad jõudsid piirile, pidid nad umbes 2 miili linna kõndima, kuid neile keelati sisenemine ja nad pidid jääma piirile, kus nende eest hoolitses Punane Rist. Tingimused olid kohutavad ja paljud inimesed jäid haigeks.
Greenspan ei suutnud enam sellist kohtlemist taluda, nii et ta mõtles välja salakavala plaani. Pärast raha hankimist ostis ta tulirelva ja sõitis Pariisis asuvasse Saksamaa saatkonda. Ta nõudis kohtumist saatkonna ametnikuga, väites end olevat spioon ja et tal on jagada tähtsat teavet. Ta ütles, et annab teabe üle ainult suursaadikule, keda ta nimetas tema excellence'iks. Kuid ta pidi leppima sellega, et rääkis Ernst von Rathiga, madalama astme ametnikuga. Ta viidi von Rathi kabinetti, kus temalt paluti arutatavat teavet selgitada, kuid selle asemel võttis Greenspan relva ja tulistas. Ta arreteeriti koheselt ja ta tunnistas kuriteo täielikult üles. Greenspanist sai oma tormakate tegude tõttu omamoodi kuulsus ning ta andis vanglas olles Fresnes vanglas Pariisis mitu intervjuud. Süüdistus püüdis teda Saksamaale tagasi saata, et ta seal kohtu alla anda, kuid Prantsuse valitsus keeldus. Lõpuks viidi ta üle Burgasesse, kuid kui teda koos mõne teise vangiga sinna transporditi, ründasid neid Saksa lennukid. Mõned vangid suutsid tekkinud kaose ajal põgeneda ning arvati, et ka Greenspan liitus nendega, kuna teda ei olnud nende hulgas, kes lõpuks Burgasesse jõudsid. Kui ta oleks seda teadnud, oleks ta tõenäoliselt põgenenud, kuid selle asemel kõndis ta Burgasesse, kus andis end politseile üles, selgitades, et ta jäi lihtsalt maha, kui ülejäänud vangid pärast rünnakut kokku koguti. Seejärel vangistati ta Toulouse'is, kuid sakslased otsisid teda endiselt. Kuna Prantsusmaa oli selleks ajaks alistunud, nõudsid nad, et Greenspan antaks neile üle, hoolimata sellest, et talle oli Saksa kodakondsuse andmisest keeldutud. Prantsuse valitsus ei olnud sellele nõudmisele vastu ning Greenspan vangistati Prince Albert Strasses. Lõpuks viidi ta üle Magdeburgi, kuid tema edasine saatus on teadmata. Mõned inimesed usuvad, et ta suri vahi all olles, kuid teised arvasid, et tal õnnestus sõda üle elada ja ta kolis Pariisi. Seda teooriad toetas 1946 aastal ilmunud foto, millel oli mees, keda paljude arvates oli Greenspan. Foto tehti Saksamaal ja kuigi kunagi ei kinnitatud, et see oli tõepoolest Greenspan, usuvad paljud inimesed, et ta elas veel kaua, jäädes Saksa võimudele märkamatuks. Number 6. Jacques Vergesi kadumise juhtum on mõistatus, mida pole kunagi lahendatud ning selle vastuolulise advokaadi tegevus tema kadumise ajal on siiani teadmata. Paljud inimesed kahtlustavad, et ta tegeles millegi kahtlasega, kuna tal pole just parim maine. Kuid kuna Vergès pole kunagi rääkinud oma kadumise ajast, pole võimud targemad kui varem. Vergès oli Prantsuse advokaat, kes lõpuks heideti välja kommunistide seast ning oli aktiivne koloniaalvastane võitleja. Varasemas elus teenis ta teise maailmasõja ajal Prantsuse vastupanu liikumises, kuid kui ta alustas tööd kaitseadvokaadina, langes tema maine kiiresti. Temast sai tuntud kui kuradi advokaat, kuna tal näis olevat kalduvus kaitsta sõjakurjategijaid, kommuniste ja üldiselt inimesi, keda ülejäänud ühiskond arvas, et nad peaksid ülejäänud elu vanglas veetma. Ta võttis kasutusele ennename kohtu autoriteeti õõnestava kaitsestrateegia, mille käigus ta hävitas oma kliendi vastu esitatud süüdistuse, õõnestades kohtu autoriteeti. Enamik inimesi uskus, et tänu Vergisele pääsesid paljud ohtlikud kurjategijad vabaks, et hävitada veelgi rohkemate inimeste elusid ning et ta oleks pidanud kadunuks jääma pärast oma kadumist. Öeldakse, et juhtumid, millest ta Alžeerias osales, olid tema kõige silmapaistvamad ja edukamad. Sellel ajal kaitses ta Alžeeria iseseisvussõja ajal Alžeeria rahvusliku vabastusrinde liikmeid ning sai osaks advokaatide meeskonnast, kes kaitses kuni 6000 süüdistatavat. Just siin kasutas ta esimest korda kohtu autoriteeti õõnestavat kaitsestrateegiat ning mõned inimesed olid tema leedikusest muljet avaldanud. Enamik pidas teda korrumpeerunuks ja salakavalaks ning tema vastu tehti palju tapmisähvardusi. 60ndatel hakkas ta toetama Alžeeria uut valitsust ning asus vasakpoolsete revolutsionääride poolele. Tema abikaasa Jamila Buhired oli tuntud Alžeeria rahvuslane ja võitleja, kes sai rahvuskangelaseks oma jõhkrate tegude eest Alžiiris 1957 aastal. Paljud inimesed tunnevad, et Vergès muutus rahulolematuks, elades tema varjus ning hakkas kaitsma Palestiina võitlejaid. Sageli kuulis teda ülistamas toime pandud rünnakuid ning ta muutus kiiresti miljonite inimeste seas ebapopulaarseks. 1970 aastal ütles ta oma naisele ja sõpradele, et peab minema Hispaaniasse, nimetades seda tavaliseks reisiks ning see oli viimane kord, kui teda nähti järgmise 8 aasta jooksul. Ja suurem osa sellest ajast arvati, et tema halb kuulsus oli talle lõpuks kätte maksnud ning et ta ei ole enam elus.
Aga 1978 aastal ilmus ta äkitselt uuesti välja ja jätkas oma elu justkui poleks midagi juhtunud, andmata mingit seletust selle kohta, kus ta selle aja jooksul viibis. Tema naine ja lapsed olid veendunud, et ta kas võeti vahi alla või tema vastased olid ta tapnud. Kui temalt küsiti tema äraoleku kohta, ütles ta lihtsalt, et ta on diskreetne mees ja lisas: "Ma astusin läbi peegli, kus ma läbisin õpipoisi aja." Keegi ei tea, mida ta selle väitega mõtles ja tema edasised ütlused muutsid asja ainult segasemaks. Ühel korral ütles ta ühele meediaväljaandele, et talle meeldivad maod, sest nad on oma loomult salapärased, just nagu tema ise. Ta lisas, et leidis madudega hingesugulust, kuna nad armastavad pimedust ja elavad üksindaste olenditena. Vergès suri 15. augustil 2015 südamerabandusse, võttes endaga kaasa oma kadumise saladuse. Ning tõenäoliselt ei saa me kunagi teada, kus ta oli või mida ta tegi nende 8 aasta jooksul, mil teda peeti surnuks. Number 5. Sir Charles Kingsford Smith segadust tekitav juhtum pärineb aastast 1935 ning kuna teda pole kunagi leitud, jääb tema juhtum lahendamata Austraalia mõistatuseks. Smithil tegi elu jooksul endale kõva nime, kuna teda peeti kogenud lenduriks, kes kiirgas palju sarmi. Tema karjääri tähistasid paljud saavutused, mida keegi polnud varem teinud. Näiteks lendas ta üle kogu Austraalia ilma peatusteta, Austraaliast Uus-Meremaale, seejärel Austraaliast Londonisse ning sooritas esimese idasuunalise Vaikse ookeani ületuse. Kõik need saavutused on iseenesest märkimisväärsed, kuid need jäävad varju sündmustele, mis toimusid 1935 aastal. See algas selle aasta 7. novembril, kui Smith otsustas lennata Londonist tagasi Austraaliasse. Selleks ajaks oli Smith ehk Smithy, nagu sõbrad teda kutsusid, 38-aastane ja ta otsustas lennu jagada Tommy Petherbridge'iga. Ja tol õhtul või päike loojus tõusid nad õhku ühe mootoriga lennukiga nimega Lady Southern Cross. Nad peatusid Allahabadis, Indias, et tankida, pärast mida suundasid nad Singapuri. Neid nähti õhus, kui nad lendasid mööda teisest piloodist, Jimmy Melrose'ist, kes teatas kohe nende nägemisest, kuna oli väga elevil, et kohtas kuulsat duot. Arvatakse, et Melrose oli viimane inimene, kes nägi Smithi ja Petherbridge'i enne nende kadumist. Tuleb märkida, et pärast seda, kui Smith oli noorena Bondi rannakohal lennates peaaegu elu kaotanud, tekkis tal veefoobia. See tähendas, et iga kord, kui ta lendas vee kohal, oli tal kalduvus paanikahoogudele. Kuid pole teada, kas sellel oli mingit seost tema kadumisega, kuid see tundub ebatõenäoline, kuna tal oli kaasas kaaspiloot, kes oleks saanud vajadusel lennuki juhtimise üle võtta. Kui nad ei jõudnud oma sihtkohta, pakuti välja palju teooriaid selle kohta, mis nendega juhtuda võis. Enamik inimesi arvas, et nende lennuk kukkus alla Myanmari esimene saarel kõrgetesse puudesse ja selleks oli ka hea põhjus. Kaart, mida Smith kasutas, ei sisaldanud veel seda saart, nii et ta võis unustada, et see jäi tema teele. Pealegi leiti üks lennuki teliku jalgadest saarelt, umbes 18 kuud pärast seda, kui paar kaduluks jäi. 3 kuud pärast nende kadumist teatas üks teine lendur, et nägi saarel mitmeid kõrgeid puid, mis oli pooleks murdunud, kuid kuna rohkem rususid ei leitud, ei saanud kindlaks teha, kas selle põhjustas Smithi lennuki allakukkumine. Mõned inimesed usuvad, et telik oli lihtsalt saarele uhutud ja et Smithi lennuk kukkus tegelikult palju lõuna pool alla. Sellest ajast alates on mitmed inimesed, sealhulgas ajaloolane Ian McKenzie, otsinud saarel täiendavaid vihjeid, kuid tulutult. Kuna rohkem midagi ei leitud, pole Smithi ja Petherbridge'i kadumisi kunagi lahendatud ning sündmused, mis tol ööl aset leidsid, ei pruugi kunagi päevavalgele tulla. Number 4. Miljonite aastate taguse fossiili leidmine peab olema iga arheoloogi jaoks hämmastav tunne. Aga kujutage ette, et avastate fossiili, mis on nii segadust tekitav, et ükski ekspert ei suuda tuvastada, millisele loomale see kuulus. Just nii juhtus amatöörarheoloog Ron Fine'iga 2011 aastal. Ja tema avastus ajab siiani segadusse, isegi selle valdkonna parimad mõistused. Ron kuulub rühma nimega Dry Dredgers, mis on ühendus Cincinnati ülikooli juures. See koosneb ainult amatöörarheoloogidest ning tema leid on olnud seni selle rühma kõige tähelepanuväärsem. Nad on samuti abistanud professionaalseid paleontolooge nende avastuste juures juba ligi 7 aastakümmet ning andnud olulise panuse arheoloogia valdkonda. Kuid jääb teadmata, kui mõjukas Godzilla fossiili avastus tegelikult on, sest eksperdid ei ole veel otsusele jõudnud, millega täpselt tegu on.
Cincinnati piirkond, kust see leiti, oli 450 miljonit aastat tagasi kaetud madala mereveega. Arvatakse, et see olend elas tol ajal selles meres, kuid see jääb mõistatuseks, kuna tegemist on ainsa teadaoleva leiuga. See tundub peaaegu uskumatuna, arvestades selle olendi suurust, mistõttu see sai nimeks Godzilla, filmikoletise Godzilla järgi. Organismi pikkus oli umbes 2 meetrit ja selle kehal oli mitu elliptilist sagarat meenutava struktuuri. Kui Ron fossiili leidis, sai ta kohe aru, et see oli erinev kõigest, mida keegi varem näinud oli. Ta võrdles seda välimuselt saguaro kaktusega, mis on mõistetav, sest sellel kaktusel on lamedad oksad, mis meenutavad fossiilil leiduvaid sagaraid. Ta sai ka kohe aru, et see ei olnud nagu enamik fossiile, mis selles piirkonnas leitud olid, ja ta muutus väga elevile võimalusest olla leidnud midagi, mida pole kunagi varem nähtud. Erinevalt teistest siledatest fossiilidest, mis on välja kaevatud, on Godzilla fossiilin pinnatekstuur. Mida rohkem fossiili välja tuli, seda ilmsemaks sai, et see erineb kõigest, mida selles piirkonnas viimase 200 aasta jooksul leitud on. Just nii kaua on paleontoloogid seal kaevanud. On kinnitatud, et Godzilla on tõepoolest bioloogilist päritolu, kuid isegi kõige kogenumad eksperdid pole suutnud otsustada, kas see on taim, loom või mingi vetikaliik, mis miljoneid aastaid tagasi selles piirkonnas õitses. Kui see maapinnast välja toodi, hakkas Ron hoolikalt sadu osi kokku panema, kuni need moodustasid ühtse terviku. Loodetakse, et see paljastab organismi kohta rohkem, kuid isegi pärast seda ei olnud tema ja ta kolleegid eksperdid sellele lähemalgi, et seda tuvastada. Ron usub, et see seisis püsti asendis ja tal olid jäsemed, mida ta nimetab harudeks, mis ulatusid mitmesse suunda. Ta pakkus välja, et see võib olla varajane vetika või merevetika liik, mis kasvas tol ajal meres ja et see konkreetne isend kasvas mingil põhjusel palju suuremaks kui teised. Teised teadlased märkisid, et selle pinnal oli midagi soomuste sarnast, kui nad on kindlad, et see ei olnud kala, kuna selles näib puuduvat luud. See on pannud mõned teadlased arvama, et see võis olla käsna liik, kuid kuna meil pole aimugi, kas see oli taim või loom, tuleb teha täiendavaid uuringuid ja loodetavasti leitakse rohkem vastuseid. 3. Alguses arvati, et Sumeeri kuningate nimekiri sisaldab ainult selle tsivilisatsiooni mütoloogiast pärit olendeid ja tegelasi. Kui DNA analüüsi abil tehtud avastused võivad tõestada vastupidist, lisades sellele kummalisele avastusele veelgi rohkem salapära. Esimene nimi nimekirjas pärineb 226 000 aasta tagusest ajast, mis võib tunduda kummaline, kuna ajaloolased ei usu, et tol ajal tsivilisatsioon eksisteeris. Arvatakse, et Sumeeri tsivilisatsioon sai alguse alles 5400 ehk Kristun ja lõppes 600 aastat hiljem. Seetõttu on asjaolu, et kuningate nimekiri algab 100 000 aastaid varem, jätud ajaloolased segadusse. Järgneb nimekiri kuningate nimedest, kes valitsesid Sumerit kuni 1817 egen Kristur. Nimed on kirjutatud sumeeri keeles, nagu võib eeldada, ning need on graveeritud savitahvlitele, mis leiti muistse Mesopotaamia aladel, mis on tänapäeval tuntud kui Lõuna-Iraak. See nimekiri leiti mitmete väljakaevamiste käigus selles piirkonnas. 20. sajandil ning esimese fragmendi avastas Saksa-Ameerika teadlane Hermann Hilprecht. Ta sattus sellele avastusele 1900. aastate lõpus ning pärast põhjalikke uuringuid avaldas ta oma leiud 1906. aastal. 1911. aastal avastas Jean-Vincent Schiele veel fragmente ning aastate jooksul leiti maalt kokku 18 fragmenti. See jutustab ka suurest veeuputusest, mis on väga sarnane sellele, mida piiblis kirjeldatakse ning mis leidis selles piirkonnas aset tuhandeid aastaid tagasi. Kuid siiani pole teada, kas tegemist on väljamõeldise või ajaloolise kirjeldusega. Mis teeb Sumeri kuningate nimekirja nii kummaliseks, on see, et mõned kuningad, keda mainitakse enne seda suurt veeuputust, olevat valitsenud tuhandeid aastaid järjest, mis peaks muidugi olema võimatu. 8 mainitud kuningat valitsesid kokku 341 200 aastat, mistõttu mõned inimesed on arvanud, et nimekiri on kas väljamõeldis või kirjeldab tolle aja mütoloogiat. Kuningas Enmulu Anna on kirjas kui valitsenud 43 200 aastat ning kuningas Kaliuga on kirjas kui valitsenud 432 000 aastat. See on veelgi toetanud mütoloogia teooriat, kuna arv 432 on läbi ajaloo sageli kasutatud müstikas. See on samuti oluline viikingitele, maiadele ja antiikkreeklastele.
Aga teistel on sellele loogilisem seletus. Mõned ajaloolased usuvad, et need numbrid on kodeeritud valemisse, mis kasutab sumerite 60 süsteemi. Kui seda rakendada nimekirjale, muutuvad nende veeuputuseelsete kuningate valitsemisajad palju mõistlikumaks. Aga kui seda rakendada pärast uputust valitsenud kuningate puhul, siis süsteem ei tööta. Nimekirja järgi, kui veeuputuse veed olid taandunud, laskus Sumeri kuningavõim taevast ja tekkis täiesti uus linn nimega Kish. Mõned kuningad, keda pärast seda perioodi mainitakse, on Nangish-Nungish-Lishma, kes valitses 670 aastat, ja Tsuka-Giip, kes oli kuningas 900 aastat. Mõned ajaloolased on võrrelnud neid pikki valitsemisaegu piibli kuningatega, kelle kohta samuti öeldakse, et nad elasid 100 aastaid. Mõned on isegi oletanud, et see nimekiri on kuidagi seotud nende kuningatega, kuid seda pole tõestatud. Kokku valitsesid pärast veeuputust kuningad 24 510 aastat, 3 kuud ja 3,5 päeva. Seejärel liigub kuningavõim Urukisse ja mitmesse teise piirkonda tänapäeva Iraagis. Mida hilisemad on nimekirjas olevad kuupäevad, seda lühem on iga kuninga valitsemisaeg, välja arvatud mõned, kelle kohta on kirjas, et nad valitsesid sajandeid. Pikka aega arvati, et sumeerid lõid esimese inimtsivilisatsiooni. Kuid tänu DNA-testile, mis tehti proovil, mille esitas mees nimega Albert Perry, öeldi talle, et tema DNA saab jälitada esivanemani, kes elas umbes 338 000 aastat tagasi, mida peeti võimatuks ja mida paljud teavad siiani võimatuks. Seetõttu jäävad paljud inimesed kindlaks arvamusele, et selle nimekirja kuningad võisid tõesti elada tuhandeid aastaid, kuid praegu suhtutakse sellesse ettevaatlikult, kuni leitakse täiendavat teavet. Teinekord. Amazoni vihmamets on üks meie planeedi salapärasemaid paiku. Teadlased, arheoloogid ja maade avastajad on seda metsa aastakümneid külastanud ning kuigi juba on tehtud palju tähelepanuväärseid avastusi, on kuni 80% Amazonast endiselt uurimata. Seetõttu ei tohiks olla üllatav, et aastate jooksul on metsast leitud seletamatuid objekte, millest üks hõlmab 450 kummalist geoglüüfi, mis on viimase veerandsajandi jooksul avastatud. Geoglüüfid on suured mustrite või kujundite, näiteks loomade või inimeste kujutised, mis luuakse maapinnale kivide, kruusa abil või lihtsalt mulda kaevates. Neid kujundeid on leitud üle kogu maailma, paljud neist pole siiani seletust leidnud. Avastatud geoglüüfid oleksid tõenäoliselt jäänud leidmata, kuid puude ja muu taimestiku eemaldamine piirkonnas on paljastanud palju maapinda, millest osa sisaldab neid kummalisi kujutisi. Nüüd on välja pakutud, et inimesed, kes elasid metsas aastatuhandeid tagasi, haldasid maad väga hästi, enne kui nad laiali läksid ja loodus taas võimust võttis. Tegelikult on väidetud, et nad olid maa haldamisel osavamad kui meie tänapäeval. Geoglüüfid on avastatud 5000 ruutmiili suurusel alal, seega on väga tõenäoline, et neid tegid erinevad hõimud erinevatel põhjustel. Enamik neist on maasse kaevatud ning on umbes 12 jardi laiused ja 13 jalga sügavad. Enamik neist on loodud ringide, ovaalide või ruutude kujul, samas kui teised on lihtsamad. Need avastati esmakordselt siis, kui piirkonna karjakasvatajad hakkasid maad puhastama, et nende loomad saaksid karjatada, ning nad olid segaduses, mida need kujundid võiksid tähendada, täpselt nagu teadlased tänapäevalgi. Kuigi mõned neist leiti maapinnal, avastati palju rohkem satelliidipiltide abil. See õhust vaade andis teadlastele palju parema ülevaate kujunditest, kuid keegi pole suutnud välja selgitada, mis oli nende geoglüüfide eesmärk ajal, mil need loodi. Lisaks on endiselt mõistatus, kuidas iidsetel inimestel õnnestus nii suuri kujundeid nii täpselt teha. On oletatud, et kujundeid ei loodud külade lähedusse, kuna nende lähedalt pole peaaegu ühtegi inimtekkelist eset leitud. On pakutud, et need tähistavad alasid, kus ammustel aegadel peeti avalikke kogunemisi, või et need olid usuliste tegevuste, näiteks rituaalide toimumiskohad, kuid see jääb siiski oletuseks, sest nende paikade juurest pole leitud midagi, mis seda teooriat kinnitaks. Veel üks tegur, mis on eksperte hämmastanud, on see, et need iidsed inimesed teadsid kuidagi, kuidas eemaldada puid ja taimestikku, et kujundeid luua, ilma et see ümbritsevat keskkonda negatiivselt mõjutaks. Nad kasutasid tehnikaid, mis tagasid metsa tervise säilimise, erinevalt tänapäeval Amazonases toimuvast metsade raadamisest.
Võttes arvesse, et 450 senist kujundit on avastatud ja mets ei saanud kuidagi kahjustada, on selge, et need iidsed hõimud olid välja mõelnud, kuidas neid kujundeid luua ilma oma keskkonda pikaajaliselt kahjustamata. Number 8. Arheoloogiline leiukoht Maltal on jätnud teadlased nõutuks, sest neil pole õnnestunud välja selgitada, kes selle koha lõi või milleks seda kasutasid inimesed, kes selles piirkonnas tuhandeid aastaid tagasi elasid. Kõnealune eukoht kannab nime Hal Safleti hüpogeum ja see asub Malta pealinna Valletta suure sadama lähedal. Selle avastamise ajalugu on tähelepanuväärne, sest keegi ei teadnud selle olemasolust enne, kui see täiesti juhuslikult leiti. 1902 aastal sai üks kiviraidur ülesandeks selles piirkonnas maju ehitada ning ta oli parasjagu nende hoonete vundamente rajamas. Kui ta maad kaevas, lõhkus ta kogemata Hal Safleti hüpogeumi lae, kuid tal polnud aimugi, et ta oli just teinud olulise ajaloolise avastuse. Kui ala üle vaadati, selgus, et suurem osa hoone ülemisest tasandist oli juba alanud ehitustööde käigus hävinenud. Kuid kõik polnud kadunud, sest peagi tuli ilmsiks, et alumised tasandid olid jäänud puutumata. Kaevamised algasid kohe ja 1903 aastal sai ala omanikuks üks eraisik. Ja järgmise 8 aasta jooksul kaevasid arheoloogid välja nii suure osa kompleksist kui võimalik ning avastati, et see oli ehitatud 3 erinevale tasandile. Ajaloolased ei osanud selle keeruka struktuuriga midagi peale hakata, kuna see näis olevat labürindi tüüpi, mis viis erinevatesse ruumidesse. Nad leidsid kompleksist ka koridore ja väikeseid nišše, kuid nad ei olnud kindlad, milleks neid ruume kasutati. Kogu labürint oli hoolikalt lubjakivisse välja raiutud ning osa tehtud tööst oli erakordselt kõrge kvaliteediga. Osa kiviraidamist oli väga korralik ja täpne ning meil pole aimugi, kuidas see oleks saanud olla tehtud primitiivsete tööriistadega tuhandeid aastaid tagasi. Kaevamiste jätkudes leiti mitmetes avatud piirkondades ümmargusi auke ning on arvatud, et neid alasid kasutati usutalituste ajal. Kuid tänu Hal Safleti hüpogeumi kummalisele ehitusele on mõnel inimesel teistsuguseid teooriaid selle otstarbe kohta. Mõned ajaloolased usuvad, et just see ehitusviis valiti kompleksi akustiliste omaduste parandamiseks, kuna kambrid näivad olevat häälestatud kindlatele sagedusspektritele. Kui see nii on, võib Hal Safleti hüpogeum olla üks vanimaid ehitisi, mis on kunagi loodud muusikariistade heli võimendamise eesmärgil. Kuigi ehitis ise on müstiline, on ka mõned sealt leitud reliikviad üsna veidrad. Nende hulgas on kujuke, millele on antud nimi Magav daam. Arvatakse, et see kujutab emmakest loodust või mõnede teadlaste arvates on see elu lõpu sümbol. See paik, mis pärineb ajavahemikust 4000 kuni 2500 e.Kr., väärib palju põhjalikumat uurimist ja väljakaevamised tõenäoliselt jätkuvad veel pikka aega. Loodetavasti toob uurimistöö rohkem selgust nende salapäraste inimeste kohta ja selle kohta, kuidas nad tol ajal elasid. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.